Täna on kuidagi huvitavalt kokku läinud kaks asja. Üks on see, et Baltic Agro Machinery tuli näitama oma masinaid, aga te tulite jumala õigesse kohta seda näitama. Te tulite karjääri. Mis te teete? Meie head kolleegid korraldavad siin 4x4 mäkketõusuvõistlust ja raja ettevalmistuse tarbeks oli vaja neil siis ekskavaatoritega veidi tööd teha ja kaks asja kokku pannes saime ühe ilusa. Tõsi, et teha üks uskumatult äge asi, me pidime ka selleks kasutama oma tehnikat ja me veendusime selles, et see tehnika, mida me ka klientidele pakume, on väärt tehnika. Kui me siia karjääri eelmine aasta tulime, siis kui vaatad, milline ta on täna, siis sa ei tunne ära seda karjääri, mis ta oli ennem. Eelmine aasta tegid 2 koppa, 2 nädalat tublit tööd. See aasta me pidime lihtsalt kohendama neid radu, mis siin aastaga ära on vajunud. Võistlust teeme ja teeme, kes jõuab kõige kiiremini mäe otsa. Esimene küsimus on, kas jõuab mäe otsa, siis teine on, kes kõige kiiremini ilmselt. Täpselt nii. Radu on meil 3, esimesed jõuavad nagunii kõik mäe otsa. Teine on see, kus jõuavad natuke üle poole. Ja eelmine aasta 3. ehk siis finaalirada, kuhu pääseb see esimese 2 raja parima tulemuse liitmisel on. Sealt see eelmisest ainult 1 auto üles 5. Kas autod on kehvad või rajad on rasked? Tead mõlemat. Ma ei ütleks nüüd, et auto kehva, aga võib-olla seal jääb selle jõu taha natukene asi, kuna see on võrdlemisi ikkagi järsk mägi ja suhteliselt püstloodis läheb ikkagi sealt karjääriseinast ülesse. Teie selja taga on üks hea suur masin. Eeldan, et tema oligi see kõige suurem abimees. Küllap jah, see on siis 22-tonnine Kobelco, SK210 on täpne mudeli nimetus ja üks enim levinud mudeleid Eestis. Nad on ülilihtsad masinad ja see ongi nende nagu häda ja võlu, et nad on ülitöökindlad, ülilihtsad masinad, teevad oma asja, teevad hästi. Ilma nende suurte masinateta vaatad tänast päeva ei olekski. Võib-olla jah, siis oleks keegi pidanud juba siin nädal aega tagasi hakkama labidaga kaevama. Labidaga oleks ilmselt võrdlemisi kehva olnud, jah. Ilma selle kopata, meie Kobelco kopadeta, eriti nende see oligi see 210 meil kaevas suurem, siis ilma selleta need suured kivid asjad me ei oleks mitte kuidagi. Ühesõnaga, ilma karjäärit, ilma kopadet seda üritust ei ole. Ja ilma inimesteta? Inimesed, need on nagunii meil olemas, sest me oleme kõik need nii-öelda nakatunud off-roadi pisikuga ja meie teeme seda ikka. No teie oskate võib-olla vähe paremini rääkida selja taga olevast masinast. Mis asi ta on? Tõsi on, et Ponce Buffalo, Eesti üks enim müüdud mudeleid, see masin on natukene nüüd täiustatud, ta on nüüd Buffalo King, erineb ta eelmisest mudelist selle põhjal, et taga on natuke suuremad rattad, korvpindal on suurem ja ta on ka võimsam. Kuidas see masin sai tänase üritusega abiks olla? Tegime eile õhtul niisuguse humoorika žesti, et meil on siin ka 4x4 meeskond, kes on siis terve maailma läbi rännanud ja neil oli mure, neil ei olnud küttepuid ja meil oli just võimalik kasutada seda masinat, et tuua neile kraavist suured küttepuud. No põhimõtteliselt andsite 4x4 meestele puid alla? Panime puid alla põhimõtteliselt. Ja kuidas te läks, saite hakkama? No ütleme nii, et kõigil telefoni välkusid, et ma arvan, et pilte tehti vähemalt 4. Buffalo on mõeldud ikkagi keerulisel maastikul toimetamiseks ja töötamiseks, aga kas see rada siin on liiga keeruline tema jaoks? Ma arvan, et kui me nüüd peaksime selle Buffalo panema siin sõitma, siis talle vastast ei ole. Teised mehed peavad asjad kokku pakkima.